tere, siin Pare raadio. Täna räägime parest ja personalijuhtimisest. Mina olen Maria, Pare juhatuse esimees. Ja mina olen Ene, Pare tegevjuht. Kuidas sina aru saad, mis asi on Pare? Pare on nagu siin meie selja tagagi on, et Pare on üks suur sõbralik kogukond. Siin on juba kogenud ja vähem kogenud personalijuhid. Et sa võid olla personalijuht nii kokku kui lahku kirjutatuna. Just. Minu jaoks on Pare olnud ja on siiamaani selline koht, kus saab õppida, katsetada ja proovida. Ma mäletan, et aastaid tagasi, kui ma esimest korda Parega kokku puutusin, ma isegi ei mäleta, mis aasta see võis olla, aga ma mäletan seda hetke, seda ruumi, kui ma korraldasin oma esimest Pare klubi. Ma kahtlustan, et ma ei olnud mitte kunagi varem midagi võõrastele inimestele korraldanud, võib-olla oma ettevõtte sees, eks. Aga esimest korda võõrastele inimestele ma mäletan, et ma otsisin neid partnereid, kes võiksid esineda. See klubi oli personalitarkvaradest. Ma otsisin esinejaid, ma tegin ise oma kogemusest kokkuvõtte ja see oli tore. Ja ma arvan, et see katsetamise võimalus, see ongi siiamaani Pares olemas ja seda omade inimeste keskel teha ja võib-olla ka kergelt esimese hooga ebaõnnestuda, aga ikkagi on tore katsetamise koht. Mõnus on nagu see, et siin ongi omad inimesed ja mõnus ja julge on, et kui midagi läheb untsu, siis ei olegi sellest midagi. Et pigem ongi hea Pares ära katsetada ja siis minna nagu nii-öelda oma ettevõtte juhtide ette või kuhu iganes, kus see vastutus on palju suurem. Ehk siis siin teha ära see peaproov ja siis minna nagu lavale juba täistuled ette. Mina mäletan oma esimest kokkupuudet Parega, see oli aeg päris ammune, 99 oli siis aastanumber. Ma vahetasin töökohta, läksin uude töökohta ja seal räägiti Parest kui mingist võluvitsast. Ma ei saanud millestki aru, aga personaliosakond oli kogu aeg selline, jaa, mine Paresse, sealt sa kuuled, mine Paresse, sealt teed. Ja siis ma lõpuks läksin ja ma käisin hästi aktiivselt kõikides klubides, sest et tegelikult ma ei olnud õppinud personalitööd. Ja ma käisin üks aasta läbi vist kõikides klubides ja ma sain endale hästi palju kõike selgeks, et see oli nagu tasuta koolitus tegelikult. Et eks ta on praegu ka. Et klubide teemad on ju kõik sellised, kus saab rahulikult tulla, kuulata teooria osa, pluss, eks ole, kuulata neid, kes on juba kogenemad ja kes oskavad nendel teemadel veel edasi arendada. Ja mind hästi kõnetab, mis sa ütled. Minul ka ei olnud personalijuhi töö kogemust. Mul oli ennem ameti ja siis oli vaja võtsida just tarkust juurde ja seda sai ja siiamaani saab Parest kõvasti. Saab küll. Mina ütleks küll, et üks põhjusi Parega liituda kindlasti ongi see kogukond, on need inimesed, kelle käest saab õppida, kelle käest saab küsida, saab ennast proovile panna, katsetada mingeid asju, mis iganes. Kui oled julge, tule Paresse koolitajaks, aitame järje peale, korralda üritusi, ole töörühmades aktiivne, mida iganes. Ja. Nüüd on muidugi see võimalus ka, et tulla Pare baaskoolitusele. Et pool aastat ja saad nagu kogenud personalijuhtidelt sellist hästi praktilist koolitust just oma personali valdkonnas töötamise alustamiseks. Maria, sa ise ka õpetad, on ju? Ja ma arvan, et nendes koolitustes võib-olla ongi Pare üks selliseid ka suuremaid ühiskondlikke rolle, et me seisame selle eest, et personalijuhi ametiau oleks kõrgel. Et need inimesed, kellel on näiteks kutsetunnistus, mille Pare on välja andnud, kannavad endas ka teatavat kvaliteedimärki. Kõik need, kes on osalenud meie koolitustel, tõepoolest õppinud praktikute käest, et see on midagi väärt. Jah, Pare annab ju nüüd välja märki ka, et kui kellelgi on Pare märk rinnas, siis on kohe julge varrukast kiskuda ja öelda, et kuule, et sa oled nüüd eriti tark, et tule ja räägi mulle ühte või teist või kolmandat. Need on need inimesed, kellel on juba kutsetunnistus nagu taskus. Pares võib-olla seni olnud hästi palju keskendunud sellisele ise endaga tegelemisele. Et minu
usk kipub olema sedapidi, et kui personalitöötaja teab, mida ta teeb, selle võrra on suurem tema kindluse tunne ja seda enam on ta valmis ka ettevõtte juhtkonda panustama, tegema nii-öelda inimestega seotud strateegilisi valikuid, aga see kõik algab iseendast, iseenda oskustest, enda kindlustundest, enda hinnangust ja see on see, milles ütleme siis viimased paar aastat vähemalt ja ma arvan, et ajaloos kaugemalegi Pare on panustanud. Tegelikult hästi palju võimalust teiste praktikatest ja teiste kogemusest kas õppida või siis inspiratsiooni saada, et parimate praktikate konkurss on käinud juba päris mitmeid aastaid. Parenetis on ka need konkursile esitatud projektid täiesti olemas. Ühest küljest saab neid nagu seal lugeda, teisest küljest tead, millised inimesed mida on teinud, kellega ühendust võtta. Pare on nagu selles mõttes äge koht, et korra siin klubis või mingil koolitusel kokku saades pärast on juba lihtsam varrukast sikutada ja öelda, et kuule, et sa oled seda teinud, et räägi mulle rohkem või kuidagi niisugust. Ma pean ütlema, et mina olen isegi mõnes küsimuses vaadanud Parenetist ka täiesti võõraste inimeste kontaktid välja ja kirjutanud ja küsinud, et kuule, kuidas teil selle või teise teemaga on? Jah, sest et ise ei pea ju kogu aeg jalgratast leiutama, et keegi on selle tee ära teinud juba. Üks hästi hea asi, mis meil on Pare käsiraamat. Nüüd on juba kolmas trükk väljas. Pare käsiraamatust saab abi tegelikult igaüks. Et see sobib nii inimesele, kes oma mingite muude kohustuste kõrvalt ka personalitööd teeb ja tegelikult see sobib ka väiksema organisatsiooni juhile, et enda personalivaldkonna asjad korda seada ja vaadata, kuidas mida üldse organisatsioonis nagu ette võtta. Alustav firma täiesti vabalt võiks võtta ja sirvida läbi personalijuhtimise käsiraamatu. Et mõelda, kuidas ta üldse töötajaid nagu leiab ja mis ta endaga pärast tegema hakkab. Lisaks sellele, et konkreetsed tööülesanded kätte anda. Kuule, Pare koolitustel ja kõigil üritustel saab osaleda ju siis ka, kui sa ei ole liige. Ja, absoluutselt. See läheb küll pisut rohkem maksma, aga osaleda saab. Info on meil kõik kodulehel väljas. Jah, liikmel on loomulikult soodsam. Aga mitte liige saab ka ikka osaleda loomulikult. Tead, aga mõned asjad on ainult liikmetele ka. Need on need kaasamislaborid, kovisioonid jah. Ja mentorlus ka. Ja mentorlus ka, jah. Et kaasamislabori, kovisiooni ja mentorluse vormid on sellised, mis kuidagi võib-olla lähevad isiklikumaks. On sellised, kus sa näiteks kaasamislabori vaates tahad mõnda oma uut ideed alles kraadida, sul ei ole veel seda head praktikat valmis, mida teistega jagada, aga tahad seda kraadida. Kovisiooni mõttes lahendada mingit oma igapäevatöist probleemi oma kolleegide hulgas ja sa tahad olla kindel, et need on sinu kolleegid, inimesed Parest. Tegelikult on jah õige selles mõttes, et see on ainult liikmetele, ehk see on siis sellisele kinnisele ringile, et kus sa ei pea nagu tundma hirmu, et keegi mõtleb nüüd sind arvustama hakata või mõelda, et ta ei teagi seda või teist või kolmandat, et me keegi ei tea kõike. Ja kui ma tulen nagu oma küsimusega, mis mul parasjagu päevakorral on siia välja, siis võib-olla ma tõesti ei taha seda teha kõikide ees. Aga kui mul on oma tuttav seltskond, kus ma tean, et ma võin seda teha turvaliselt, siis jah, sellepärast me oleme hoidnud seda siin ainult liikmete jaoks. Pare on ka Euroopa personalijuhtimise assotsiatsiooni EAPM-i liige. Jah, on ikka. Ja me oleme suhteliselt aktiivne liige selles mõttes, et me osaleme katusorganisatsiooni igapäevatöös. Siin isegi võtsime Põhjamaade personalijuhte vastu Neem kohtumisel mõned aastad tagasi. Ja ikkagi viime ka oma kogemust nagu sinnapoole ja sealt saame muidugi vastu ka sellist rahvusvahelist kogemust. Et see selline rahvusvaheline töö on võib-olla ta ei ole nii väljapaistev,
aga taustal on kogu aeg ja igal juhul aitab see nagu meie personalijuhte ka just sellega, et mida me toome neid kogemusi siia poole ka. Võib-olla väike asi, aga siiski, et kui keegi tahab osaleda mõne nii-öelda teise riigi personalijuhtimise konverentsil, siis EAPM-i kaudu saab ka natuke soodsamaid tingimusi seal osalemiseks. Iga pare liige saab kõige praktilisemalt pare nägu ise kujundada läbi juhatuse liikme rolli. Et lisaks tegevmeeskonnale, kes on hetkel siis 4 liikmel, on tegevjuht Ene ja arendusjuht Mari-Liis ja projektikoordinaator Kadri ja siis on meil Tanel siin kaadri taga. On parel juhatus ka ja iga juhatuse liige vastutab siis mõne pare tegevusvaldkonna ja töörühma tegevuse eest. Et see on ka päris hea võimalus ühelt poolt ennast proovile panna, aga teiselt poolt ka kujundadagi sellist paret, nagu ise endale tahad. Et kui nüüd keegi seal teisel pool ekraani vaatab ja mõlgutab, et ei tea, et kas see pare ikka on päris selline, nagu ma tahaks, et ta on, et siis mina ütleks küll, et aga tule tee nii, nagu sa tahad, et oleks. Et oleks pare kõigi meie liikmete nägu, oleks juhatuses ka nii kukkesid kui kanu, noori ja vanu, kogu see mitmekesisus kohal. Just. Ja juhatuse liikmel saab olema ju see rõõm, et töörühmad koosnevad meil vabatahtlikest. Parel täna on peaaegu 100 vabatahtlikku erinevates töörühmades Tallinnas ja piirkondades. Ja mis ma võin öelda on see, et kõik vabatahtlikud ütlevad, et töörühmas osalemine on nii äge, sest et ühelt poolt sa saad jagada oma kogemust, teiselt poolt sa saad teistelt nii palju õppida ja ka see valdkond, mida ka sa parasjagu seal töörühmas teed, et see ei pruugi olla sinu igapäevaga seotud. Võtame koolituste korraldamise, konverentsi korraldamine, kommunikatsioonitöörühm, et sa saad nagu hästi palju, hästi vahvat uut kogemust juurde, hästi palju uut õppida. Igal juhul tuleb see tulevikus kasuks. Ilmselt pare kõige ägedam üritus on konverents, meie aasta konverents. Jaa, kindlasti kohe. Tegelikult pare saigi ju alguse konverentsilt. Ehk siis esimene personalijuhtimise konverents oli ühtlasi ka pare asutamine. Seda juba 26 aastat tagasi. Et kõige vanem Eestis, taasiseseisvunud Eestis. Jube äge. Kõik imestavad tegelikult. Et see on juba iseenesest saavutus. Ja meie tänavusel konverentsil oli 320 osalejat. Ja. Igal juhul oli konverents välja müüdud ja ma arvan, et võime täiesti uhkusega öelda, et me teeme Eesti parimat juhtimiskonverentsi. Võime küll. Meil oli õige mitu välisesinejat. Meil olid hästi põnevad välisesinejad, hästi põnevad teemad. Seda kõike saab kodulehelt järgi vaadata. Aga mis minule isiklikult kõige põnevam oli Frederike, kes Saksamaalt tuli ja rääkis neuroteaduse ja igapäevase töö koostööst nii-öelda. Et see kaasaegne teadus tegelikult jõuab päris kiiresti täna juba meie igapäevases töösse ja juhtimisse. See on nii põnev. Mina pean ütlema, et mina tõmbasin endale alla Biohackers Handbooki chapteri Teemu Arinalt. See oli une kohta. Täiesti nagu, ma ei ütle, et ma oma käitumises otseselt midagi muutsin, aga see lisas küll uue vaatenurga. Vaata, nii nagu konverentsi nimi oli vaatenurk, siis ma tõesti nagu tajusin seda, et see on uus vaatenurk. Jah. Võt läbi aegade olemegi üritanud oma konverentsiga tuua seda teist vaatenurka ja uut kogemust just. Sellepärast ongi hästi palju välisesinejaid. Et tuua, et mitte ainult siin kohalikus nii-öelda konnatiigis supelda, vaid tuua just seda värsket ideed võib-olla ja mingid natukene uuemat ideed, võib-olla mitte seda, mida me täna just töö juures arutame, mis tänased probleemid on, vaid pigem vaadata ettepoole, et milleks me peaksime täna valmistuma, et olla nagu konkurentsivõimelised siin lähitulevikus.
ja kui ütleme, parekoolitused on rohkem orienteeritud selliste konkreetsete oskuste omandamisele, näiteks värbamisoskus või enesejuhtimise oskus või ja parimate praktikate päev ja ütleme ka parekonkursid, parim personaliprojekt, parim potentsiaal, siis nii-öelda toovad sisse seda, et mida keegi teine valdkonnas teeb, siis konverentsi põhifookus ongi just nii-öelda rääkida trendidest ja tuua nii-öelda mingit uut hõngust või teistmoodi mõtlemist. Ja tead, üks asi, mis mulle alati konverentside puhul meeldib, on see Krisostoomuse raamatulett. Et ma alati sealt nagu mõne haaran kaasa. Ja nad on meil tegelikult väga ägedad partnerid selles mõttes, et nad katsuvad ikka neid raamatuid, kes parasjagu ka esinemas on, et nende inimeste raamatuid kaasa tuua. Et ka sellel aastal oli päris mitmel esinejal raamat välja tulnud, nii et oli mida sealt raamatuletilt otsida. Ja ka autogramme sai võtta. Jah, mõtleks, et väiksed asjad, aga ka kuidagi toredad. Tore on kutseandja ja kutsetunnistusi saab taodelda meil 4 tasemel. Alustame spetsialisti tasemest, 5. tase ja 6, 7, 8 on juba personalijuhi tasemed. Mis sellest kutsest kasu võiks olla? Miks mul võiks personalitöötajana kutsetunnistus olla? Kutsetunnistus annab igal juhul konkurentsieelise. Selles mõttes, et kutsetunnistus juba ju on kinnitanud sinu kompetentsid personalivaldkonnas. Ehk siis, kui sa kandideerid kuskile tööle ja sul on esitada ka kutsetunnistus, siis igal juhul ei pea sa enam tõendama otsast peale seda, et sa tegelikult personalitööd tegelikult ka tead. Et kutsetunnistus on käes, järelikult sa tead, eks ole, et sul on juba selles mõttes hästi suur konkurentsieelis tööturul. Et isegi kui seda ei küsita kusagil töökuulutuses või kandideerimise, kui see on CV's kirjas, siis see on kindlasti pluss, mitte vastupidi. Ja mitte ainult 5. tase, et praegu on 5. tase võib-olla eriti veel konkurentsieelis, sest et ka koolilõpetaja tuleb täna juba üldjuhul 5. taseme kutsetunnistusega. Ehk siis alustajale personalivaldkonnas on kutsetunnistus igal juhul vajalik. Aga sealt edasi tuleb ju ka areneda ja kui nagu 5 aasta pärast uut kutsetunnistust uuel tasemel ei tee, et kas siis ei toimugi arengut, Ja siis tekib teatav küsimus. Jah. Aga tõepoolest, mitte ainult personalitöö valdkonnas, aga muudes valdkondades selle jaoks, et kutse tasemel õppekava luua, peab esmalt olema kutsestandard paigas. Et sisuliselt võib öelda, et nende kutsestandardite põhjal, mida Pare on koostanud, mida Pare liikmed on koostanud, siis täna ka Eestis uusi personalitöötajaid kutseõppe tasemel õpetatakse. Ja ka magistritasemel, võib-olla siin tuntumad õppekavad Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ikkagi on võtnud selle kutsestandardi oma sisendiks. Et üks asi on võib-olla see, et kas inimestel on tunnistus või mitte, aga kutsestandard kui selline on kindlasti vajalik, et öelda, mis üldse on ootus personalitööle kui sellisele, mida üks personalitöötaja peaks oskama. Jah. Ja teisest küljest kutsestandardid on Kutsekoja kodulehel ja Pare kodulehel saadaval. Et kui tahta nagu ennast hinnata, võta kutsestandard ja töömapp ette ja täida ära, vaata, kuidas sinu tase on. Tegelikult hästi hea enese selliseks arenguplaani koostamiseks, et kus on mu tugevused, nõrkused ja kus veel arendada ennast. Ja põhimõtteliselt ikkagi, kui see töö on juba tehtud, siis võiks tulla kutseeksamile ka. Nojah, muidugi, kui on töö juba ära tehtud, et siis ei ole mõtet nagu seda nurka visata, eks ju. Aga ma mäletan, et kui mina oma töömappi tegin, siis ma arvan, ma broneerisin kalendris paar tundi, mõtlesin, et teen, mis seal ikka, teen ära. Aga mul läks päev kindlasti vist natuke peale ka. Ja siis tõesti, kui sa oled selle ära teinud, see on valmis, sa oled läbi mõelnud, mis on su põhilised saavutused, on ju, siis et kui sa oled nagu läbi mõelnud, et mis on su põhilised saavutused, siis tuleb ikkagi neid esitleda ka.
ja mingis mõttes siis vahetada see töömapp kutsetunnistuse vastu, eks. Ja Tanel tuletab siin meelde, et mis see tase on. Minu tase on personalijuht 8, mis on siis kõige kõrgem tase praegu. Ja minul on 7. Pare teeb koostööd ka mitmete partneritega ja mulle tuleb praegu meelde tööandjate ühisus eeskätt. Ja, tööandjate ühisus liidab siis neid organisatsioone, kes annavad tööd vähenenud töövõimega inimestele ja kes tahavad tegelikult olla ka eeskujuks ja näidata, et tegelikult see ei ole üldse nii keeruline, kui see kõrvaltvaatajale võib-olla võib tunduda. Et siin Pare konverentsil ka tunnustati just tööandjate keskliit on meil siin oluliseks partneriks. Tunnustas tööandjate keskliit võimekat tööandjat, et sellel aastal oli siis selleks Rimi, kes on aastaid juba oma meeskonda värvanud vähenenud töövõimega inimesi ja kellel läheb nagu selles mõttes väga hästi. Ja see on Euroopa Liidu poolt toetatud projekt, mida me teeme koos tööandjate keskliiduga. Just. Pare on siis see, kes seda võrgustikku koos hoiab. Meie hoiame võrgustikku koos ja tegelikult Pare kodulehel on hästi palju informatsiooni just selle kohta, et kuidas vähenenud töövõimega inimesi endal tööle kaasata, millised sellega seontud seadused, millised on sellega seotud soodustused, paremad praktikad ja nii edasi. Et täitsa võib sirvida kodulehel on päris palju informatsiooni selle kohta. Ja Pare panustab ka OSKA analüüside ja raportite valmimisse. Ja. Et mina olen muuhulgas ka OSKA nõunike kogu liige siis Pare esindajana, et tegemist on väga pika vaatega projektiga, aga põhimõtteliselt OSKA raportite põhjal on siis võimalik erinevate tegevusvaldkondade, erinevate tööstusvaldkondade siis haridussoovide ja õppekavade kujundajatel võimalik otsustada, milliste oskustega ja milliseid töötajaid on Eestis tulevikus vaja. Tegelikult me veel ju toetame selliseid erinevaid toredaid algatusi, et siin kaugtöö teemadel oleme toetajaks ja peresõbraliku tööandja märgise puhul oleme toetav. Parimat juhti. Pare on ju parima juhi valimise algataja iseenesest, et selle ideega me läksime kunagi Pärnu juhtimiskonverentsidele kosja ja edukalt. Et nüüd juba valitakse 5. korda parim juht. Jah, seda on küll jah. Ja isekeskis oleme välja andnud ka selliseid personalijuhi mõjukusega seotud tiitleid või tunnustusi. Jah, Pare 25. juubeli aastapäeval andsimegi esimest korda tegelikult välja mõjukama personalijuhi tiitli. Ja kindlasti see saab olema traditsiooniks, et igal aastal kedagi rohkem tunnustada. Pare sünnipäeval, oktoobris. Oktoobris, just. Selle sünnipäeval toimub üks üritus veel. Ja personalijuhid vahetavad oma töökohad ära. Et see on selline julge algatus ja tegelikult ühe korra me oleme nüüd katsetanud, väga hästi läks. Ja personalijuhid, kes oma vahel tööd ära vahetasid, me alguses kartsime küll, et kuidas juhid sellesse suhtuvad ja kuidas sa lähed võõrasse töökohta ja midagi tegema. Aga tegelikult selgus, et juhid võtsid selle väga hästi vastu ja personalijuhid, kes üksteist vahetamas käisid, õppisid päris palju üksteiselt. Ja lisaks oli see fun ka, et üks päev lihtsalt teises organisatsioonis, teises kultuuris elada teist elu tegelikult. Väga lahe oli. Teeme veel. Selle jaoks peab tõsi küll olema Pare liige, aga see võib olla üks põhjusi Pare liikmeks astuda, et proovida personalitööd üks päev mõnes teises ettevõttes, teha vahetust. Jah, näha teist organisatsiooni seest. Hästi põnev. Ene, kes võivad olla Pare liikmed? Pare liige võib olla eraisik, võib olla tudeng, võib olla juriidiline isik,
juriidiline isik võib olla piiratud liikmelisusega või piiramatu liikmelisusega. Piiratud liikmelisus tähendab seda, et organisatsioonist korraga osaleb paretegevuses üks inimene. See sobib väikestele organisatsioonidele väga hästi. Piiramatu liikmelisus sobib jällegi suurematele organisatsioonidele, et siis saab nagu ühel ja samal üritusel korraga olla mitu inimest kohal. Jaa, kas avalik sektor saab ka olla pareliige? Tegelikult avalik sektor pareliige juriidiliselt olla ei saa. Küll aga on meil olemas sellise nimetusega nagu erialane infoteenus. Ja see annab tegelikult kõik samad võimalused, mis pareliigegi. Välja arvatud siis üldkoosolekul hääletamine, sest et avalik sektor ei saa olla nagu selles mõttes organisatsiooni liige. Aga olles erialase infoteenuse kasutaja, tegelikult laieneb kõik see sama, mis pareliikmelegi. Nii et saab jah, mõnes mõttes. Tead, ma pean ütlema, et mul on praegu ja vist oli ka eelmises töökohas selline seis, et ma olen pareliige eraisikuna, aga pareliige on ka organisatsioon. Ja pareliige eraisikuna ma olen olnud aastaid ja eeskätt sellepärast, et tööandjad võivad vahetuda. Mõni tööandja on juba pareliige ja mõni ei ole ja et seda järjepidevust hoida, et ei tekiks lünka sisse, siis ma olen pareliige ka eraisikuna. Tänan, et kuulasid Pare raadiot. Kuulmiseni!